mootorid on seiskunud, finišiliput on langenud, Eesti meistrivõistluste autokrossi hooaeg aastal 2020 on saanud läbi. Aga AXM motorspordi autokrossi tiim otsustas teha veel sellise väikse tagasivaate hooajale, väikse kokkusaamise ja nüüd me räägime nende pilootidega Tajo Asaroht. Tere, Mait Mäesaar, tere, või Mikk Mäesaar ikka. Martin, tere, ja Mait Mäesaar, tere. No, nüüd on nagu kõik 4 autot olemas, et ma ei kujutagi ette. No, Mait, sul tuli see aasta Eesti meistrivõistluste hõbe. Alustame siis sinust, et ma ei mäleta nagu nii tihedat esi- ja teise koha võitlust, nagu see aasta oli. Nõustud sa üldse minuga? Ei nõustu? On ikka olnud tihedamaid võitki ikka. Aga samas selles mõttes, et kogu aeg nagu ühe konkurendiga? No ikka on olnud selles suhtes ja, et ühe konkurendiga ka tihedamaid võitlusi ka. Mis sa nüüd ise hinnangult võid niimoodi öelda, et oled sa kindlasti analüüsinud, kuhu see esikoht kadus? No siin oli hooaja algus, esimene etapp hakkas kohe viperustega. Siis Miltenel läks tuksi, siin oli riburadagi, kõik olid saanud. Napikad? Jah, et ei olnud väga midagi. Oma koha. No, ei saa päris nii. Nagu vend ütleb kõrval. No kindlasti oli võib-olla ka seda natukene. No jah, läksime lihtsalt mütsiga lööma, aga... Tuli välja, et nii lihtne ei ole. Aga ma usun, et ikkagi sa võid selle hooaja lõppude lõpuks õnnestunuks pidada. No ikka jah, vana rasva pealt ja et ei väga hullu ei pannud, et vaeva ei näinud ja oleks vaeva näinud, siis ma arvan, oleks me praegu võib-olla Eesti meistriga rääkinud. Ikka. Mitte Eesti hõbedaga. Aga uus hooaeg hakkab kindlasti juba mõne kuu pärast. Mõtted uueks hooajaks? No, kui minna, siis minna teie panga peal ikka. Et ühesõnaga ma saan aru, et praegu saavad nii konkurendid rajal kui fännid signaali, et sa oled järgmine aasta olemas. Ma kindlalt midagi ei ütle, aga kui ma lähen, siis lähen jah kindla peale. Kolmandat kohta püüdma ei lähe? No, siis pigem juba 4-5. Või esimene? Mart, sul oli siin natukene pause ja kõike, kui me nüüd räägime veopagide sõidust. Ja siin veopagides oli tegelikult viimase etapini kõik võimalik. Olid sa ka esikoha konkurentsis. Ja lõpuks jäid sa aasta kokkuvõttes neljandaks. Ja punkte 3. kohast jäi puudu 2 või 4. Äkki oli 4, jah? No kus sa arvad, et kõige suurem komistamine oli, et tuli see lihtsalt siin, muud ei midagi? Ja siin? Et tehnika poolt oli kõik nagu... No tehnika ka vedas vahepeal. No ma ikka mäletan, et sa mitu ringi sõitsid põleva autoga Matsi etapil. Ai, too oli normaalne. Ei olnud hullu midagi, jah. Tahtsid maha võtta, aga ma mõtlesin, et vehivad niisama, et ma ei hakka nende pärast küll maha tulema. Tiimikaaslasi keegi ei olnud, kes oleks näitanud, et tule maha ja tool lõkke ei olnud midagi, too oli väike. Kerge grill, kes on sõitud. Ei olnud hullu midagi. Aga noh, jah, sina vist nii rahul hooajaga ei saa olla. Kindlasti olid poodiumi lootused. Ei no, siis ei ole mõtet minnagi, kui sul ei ole poodiumi lootus, siis võid niisama siin kodus põllu peal ka sõita. Siis oled kõige kiirem. Ise endaga konkurentsis olles. Ja, aga noh, eks see oli, et ei saanud alguses ei olnud seda õiget mootorit ja lõpus, kui ma sain natuke parema, ei saanud teda veel ilusti jooksma, aga järgmine aasta vaatame. Vaata, ma just tahtsin küsida ja siit tuligi juba vastus, et ei minda ka 4.-5. kohta võtma, vaid ollakse konkurentsis. Noh, eks see on, et täna me räägime, et tuleb kohe hakata autot tegema ja saab ruttu valmis. Ja tehakse eelviimasel päeval, nagu alati. Lõpus jääb meil ikka 3 päeva või 2 päeva, ikka puudu. Aga noh, loodame järgmise aasta peale, jah. Aga sul on vaata veel selles mõttes ju põnevam, et pagides on ju 2 meistritiitlit ja püüda. Veokates on ainult Eesti, aga pagides on nii Balti kui Eesti. Et võimalus on ju teoreetiliselt ju saada kuldne duubel aastal 2021.
no neid on juba 2 tükki saadud, et võiks mul loomulikult üks kolmanda. No aga ei jää ju 2 ilma 3. No võiks olla loomulikult. Et oleks nagu mõistlik ja põnev ja huvitav. Nii et ootame, mis sa uuel hooajal teeb. No ootame üldse, vaatame, mis see koroona meil tegema hakkab. No ja sellest ka muidugi sõltub ja võib-olla ei toimugi midagi ja eks see on kole asi. Tajo, sina, kui ma nüüd õieti mäletan, tulid Kass 53 klassis pronksilt. No kus sa võtaks enda hooaja kokku? Ma ei tea, eks oli igasugust värki, oli ka esimene etapp, tegelikult läks aia taha, rehvi purunemine, siis üldkokkuvõttes ma olen rahul, et palju meil oli 5 etappi ja 4 poodiumit lõpuks. Et see ei olnud halb tulemus tegelikult? Aga üks jäigi sinna rehvide taha. Iga aasta kõik üles poole. Et ikka tõusas joones oli. Areng on olemas. Ja see viimane etapp ka tegelikult oleks tahtnud veel kiirem olla, aga see esimene start läks nii nagu ta läks, et kõrvalt siin klubikaaslased. Meister ja tulevane meister ja need seal tegid seal kõige nagu profid eksisid korraga ja siis oligi see, et uks avanes. Ma vaatasin, et lipp pole langenud, need juba lähevad ja siis oli see, magasin õige hetke maha ja siis jäin natuke tahapoole ja siis ma ei teagi, mis sellel Sepal seal juhtus. Igal juhul ta oli nagu sein ees, tõin pidurid peale ja nii tuli Saarsoo põhjakellaga vist tagant selga, nii et sinna see esimene poolfinaal läks. Et auto puruks radikas ja seal. Aga see on autokross, see ongi kontaktne ala. Juhtub. Noh, kurat, selliseid kontakte ei ole vaja. Ma saan aru, et keegi neid ei taha, aga neid juhtub paratamatult. Et taga on üks siukene asi oli katti, mida pole siin 20-aastase staasi juures meestel pole veel läinud ja puru sõidetud, aga sul õnnestus? No, mul ei õnnestunud, et Alvaril õnnestus. Pigem temal, jah, kui ta sulle tuppa tuli. Aga ei, sellest lõpp ja kõik ja, et Eesti pronks? Jah, finaal kulges ka ilma, või tegelikult finaal läks ka üle noatera, et nagu siin Maidu auto lagunes ära mehaanikute sõidus vähemalt pooltelja puruks ja minu omal oli käigukast otsas. Too mehaanik oli väga röövel ka. No muidugi see mehaanikust jah, et selle autoga on võetud meistritiiteid, aga ta poole ringiga lõhkus ära selle, et noh, ei tea. Kas on mehes või masinas viga, et ja üks ring oleks mõlemad võib-olla ära. Et oleks üks ring võib-olla lisaks olnud, oleks võib-olla mõlemad otsa saanud. Et oli siuke, no mehaanikute sõidus Chris käis, et ta sai küll ühe korra sai 3. käiku sisse, aga pärast seda oli 3. käik kadunud, et lõplikult. Alates teisest ringist või 3. siis tundsid, et 3. käik hääbub järjest raskemalt läheb sisse, järjest raskemalt tuleb välja. Et võtsin lahti, et lülitusmuhv on, ma ei tea, kas see kõva kiht on pealt ära läinud, et on nagu konservi karbi üles lükkanud, et ja nii ta läkski. Parema jõuga ka ei tambi teda sinna sisse. Aga aasta 2021? No vaatame, lõpetame täna selle, võtame ametlikult, tõmbame joone alla sellele hooajale ja siis vaatame jah, hakkame nokitsema. Kas siis hakkame kohe järgmine nädal nokitsema või siis nädal enne uut krossi? Või 3 päeva enne uut esimest etappi. Eks seda siis vaatame. Aga kiivrit Varna riputada ei kavatse? No ei saa ju riputada, sõbrad hoolitsevad selle eest, et ei riputa, kingivad no igasuguseid uhkeid asju. On võimalus ju teine koht võtta ja esikoht võtta, et on ju mille nimel nagu pingutada ja püüelda. Ilma lahinguta alla ei anna. Mikk, sinul on olnud suht pikad sõidupausid. Matsile sa olid isegi üles antud, aga sa vist ei saanud autot, et sa sõitma ei tulnud. Nüüd sa Tapale tulid. Mis mind üllatas nagu, et see ulmekiirus, mis sul oli. No ikkagi meistriga te pusisite seal kõvasti. Et alustame siis sellest, et kui raske on nagu, no ikka suht rooste pealt uuesti tulla ja mees mehe vastu võitlusesse. Üllatavalt kerge oli. Üllatavalt kerge oli nagu... Ei, ma ise kartsin hullemalt. Kartsid hullemalt? Sult oli lebo. Auto jooksis? No muidugi väike selline tõrvatilk tuli ka meepotti. No jah, ütleme, et väike eksimus oli jah.
ja kahjuks lõppes see eksimus päris valusalt. Mis valus? No selles mõttes, et sa ei saanud jätkata, sa ei saanud sõita, sa pidid jääma külili. No, jah. Aga see ei olnud mingi see oli lihtsalt väike kurvi sisse lõikamine ja natuke liiga raske, oleks 10 kilo kergem ise olnud, oleks ratastada. Selle vastu on lihtne rohi ole. Teha rohkem sporti. Ja siis on see 10 kilo ka läinud. Aga autoga jäid sa väga rahule, selle kõrvalt vaadata, auto jooksis ja liikus ja väga hästi. Autoga sai nädalaga hulga vaeva nähtud. Kella 2-3 öösiti vahepeal, nii hulluks ei läinud. Aga no kõik nädal aega iga päev sõida tehtud. Auto peal ja auto all oli. Ja tänu hiirsnikutele sai ta toodud ja ütleme, et suursüüdlane on Illimar. Ma küll vahepeal mõtlesin, et odava muu sõita. Aga noh, olgu noh. Nüüd on tehtud. Ja ega see auto ju seisis neil vist tohutu aja. Jah. Mis sa mõtlesid? Ma ei tea, mitu aastat teil kõik. Aga ei potentsiaali autol oli ja sellepärast ma natuke vaevatakke nägin. Andre küll käis ja vaatas ja ütles, et seal vanarauaga ei ole võimalik sõita. Siis kui ta oli just toodud. Jah. No ta vist ikka väga kole välja. Ta oli kuni lõpuni kindel, et selle vanarauaga ei saa sõita. Aga peale ajasõit oli jutt teine. Ei ja, ma Andrega rääkisin ka peale tapaetappi, ta ütles ka, et ma ei osanud arvata. Mikk nii kiire on. Ega ma autotega, autosil võtta veel 51 just. Miks ma sõitma läksin, oligi see, et neid oli ainult see aasta 6 tükki väljas käinud, nad võiks tiitlivõistlus saada. Ta oleks ainult karikavõitjaks saanud. Et rohkem sellepärast sai punnitud. Aga kui me nüüd vaatame siin üle Missoraja küngaste aastasse 2021, mida ta meile huvitavad võib pakkuda? No vaatame, mis ta pakub. Kas jätkame? Ei kindlasti, kui jätkame väikseks klassis. Tuleb üks kiire auto juurde. No kõike võib juhtud, vaatame, mis meil tehnilist tingimust lubavad. Pakub konkurentsi, on kõikidel põnev, pealtvaatajatel, fännidel, kaasvõistlejatel. Loodame, et kui tuju üle ei lähe. Täpselt nii kaua, kui nii praegu motti on, aga... Sära sinu silmadest näen piisavalt, et nagu ei näe, et see tuju peaks üle minema. Vaatame jah, kõigelt uue aasta kaalunumbrid üle. Enda kaalu? Ei, no kelle omaks. No seal sa pead ikka ilmselt peegliga tõtt vaatama. Eelmine aasta crosskardiga sõita olin juba heas vormis, aga siis läks kuidagi käest ära. No nüüd on aega mõni kuu jälle. Aga... jutud räägitud, hooaeg lõppenud, kõikide suust on kuulda, et oodatakse põnevusega juba algavat hooaega. Teeme siis selleks korraks, tõmbame selle joone alla. Meie ralli.ee poolt loodame, et te kõik olete stardis. Teil uus hooaeg läheb paremini kui see lõppenud hooaeg. Jääb ainult soovida teile palju edu uuel hooajal. Ja see oli 20. aasta ja te võite nüüd sponsoreid tänada, kellele teil tänusõnud hooajast eest öelda. Kõige suurem sõnasepp on siin, hakkab pihta. Selles suhtes, et laulameest. Kõige suuremad tänud ongi vanadele meestele, kes meil seda asja eest veavad, on Miku isa. Ja siis, kes meile mootorid valmistab, Kalju Motors, Kalju Silmus, et kui neid kahte meest ei ole, siis ega suure tõenäosusega seda üritust siin täna ei korraldaks ja võidu ei sõidaks, et nemad on kaks kõige suuremat entusiasti, kui mingi probleem on, siis on teeme, hakkame tegema, ei ole üldse küsimus. Ja on saanud tehtud? Ja nagu näha, need masinad on siin täna ja sõidavad. Ja on konkurentsivõimelised? Siis kui masinad peavad, siis peavad roolis mehed ka pidama, et mis siin ikka ja kes meil siin veel on, ta on A1M Motosport muidugi, kelle litsentsi all me sõidame, kes meid toetab. See tagumine mees, kes meid oma halli all kunagi välja ei viska, kogu aeg lubab meil halli all olla ja oma tööriistu kasutada. Süda läheb pehmeks, kui ukse peale jõuame. Pigem Kalju viskab. Ja siin veel vanemad, muidugi pere, naised, lapsed. Mõistlikult suhtumise eest. Ja, et omaväegu aega kulub meil selle asja alla, et siis ikkagi kodune elu on siiamaani tasakaalus, et kannatavad ära.
no siin kaadrist praegu taustajõud, keda tänati, seisavad siin, et teeme siis ühe tugeva aplausi kõikidele nii abilistele kui sõitjatele. Ja muidugi on meie meeskonna mehaanikud ka kõik, et kõik käivad siin omast vabast ajast, vabast tahtest ja alati kui on võistlus, on mehed kohal ja selle üle ongi meil ainult hea meel, et toimetame ja teeme ja senikaua, kui meil on seda vägevat seltskonna, senikaua me toimetame. Suur tänu nendele kõikidele ka. Tänu kõigile. Ja kohtume siis aastal 2021, kui hakkab uus Eesti meistrivõistluse hooaeg autokrossis. Suured tänud kõikidele.